milline tupp. Tere, mina olen Christopher Kalev ja ma räägin teile sellest väga uhkest pistodast. See pistoda valmistati, võiks koguni öelda, et sepistati 1754. aastal keiser Paul I sünni puhul. Nagu näha, on selle pistoda peal ka kasutatud väga palju sümboolikat. Siin võite näha Venemaa väga uhket vapilindu 2 peaga kotkast. Paul I sai Venemaa keisriks 1796. aastal ning suri 1801. aastal, kui ta mõrvati. Seega lõppes ka tema valitsemisaeg. Sündis 1754. aastal, kui tehti ka see pistoda. Venemaa keiser Paul I oli samuti Romanovite dünastia esindajaks, kuna tema vanaema oli Peeter I tütar. Paul I isa oli Peeter III, kes valitses Vene impeeriumit vaid mõne kuu. Tema ema oli Katariina III. Venemaa impeeriumi keiser Paul I kaotas Eestis asehalduskorra. 1754. aastal, mil valmistati ka see väga uhke pistoda, sai alguse konflikt, mis viis igale ajaloosõbrale väga hästi teada oleva 7-aastase sõjani. 7-aastane sõda toimus 5 erineval kontinendil: Euroopas, Indias, Filipiinides, Aafrikas ja Ameerikas. Seal olid üldiselt osapooled. Ühel pool olid suuremad riigid nagu Inglismaa ja Preisimaa, teisel pool siuksed riigid nagu Prantsusmaa ja ka selle võimsana emamaa Venemaa. Sõjas ei osalenud Ottomanide impeerium. Tänan, et kuulasite ja vaatasite meie imelist ajaloovideot, millega me nägime ka mitmeid päevi vaeva. Mina olen Ole Laif, filmija on minu klassikaaslane Christopher Kalev ja palun subscribe'ige minu YouTube'i kanalile.